Tšauki ja tere tulemast tagasi minu kanalile. Kui sa oled siin uus, siis mul on väga-väga hea meel, et sa oled selle video peale klikkinud ja ma loodan, et sulle meeldib siin. Igal juhul alustama täna enda vlogi esmaspäevast ja seda sellepärast, et mul tuli täna hommikul üks täiesti spontaanne idee, kui ma panin pesu kuivama ja ma lihtsalt täiesti tühja koha pealt mõtlesin, et võiks täna Erkit kuidagi üllatada. Et minu jaoks nagu hea suhtesaladus on see, kui sa suudad enda kallimat üllatada ka siis, kui selleks tegelikult ei ole mitte mingisugust põhjust, kui selleks ei ole mingit tähtpäeva ega mitte midagi, vaid lihtsalt võtta see hetk täiesti tavalisest argipäevast ja teha midagi koos kahekesi, midagi lõbusat või ükskõik, mis nagu on meele järgi. Ja siis ma nagu mõtlesin, et mis see võiks olla ja meil on selline mälestuste rohke aasta 2020 tahvel, mille ma kunagi ise tegin ja seal saab selliseid linnukesi siis tõmmata ette tegevustele, mis on aasta jooksul ära tehtud. Ja näiteks on meil seal selline asi nagu pidage piknik enda lemmiksnäkkidega. Ja siis ma hommikul mõtlesingi, et päris hea idee, et esiteks ei tea ma, mida täna süüa teha, teiseks tahaks midagi teistsugust teha. Ja kolmandaks võiks Erkit üllatada, et see oleks samas nagu hea asi. Ja siis ma mõtlesingi, et tavaiks, et lähme teeme pikniku, et lähme näiteks rabasse, jalutame ja saame oma pikniku pidada ja pakin kaasa meile mingisugused meie lemmiksnäkid ja teeme selle ära. Ja siis ma mõtlesingi, et ma võiks vlogida ka, et ma ei kujutate, kui palju ma nagu seda kõike seal vlogin, sest et ma tegelikult mõtlesin, et ma ei tahaks üldse nagu tõmmata kaamerat sellest, et ma tahaks nagu täiesti kahekesi olla, aga ma võib-olla kuskilt midagi näpistan niimoodi, et ma ei rikuks meie hetke ära. Aga ma praegu vaatan aknast välja ja vihma sajab ja ma olen selle pärast praegu kui kurb, sest et nagu see ei olnud minu plaanides kirjas. Nagu ma ei arvestanud üldse sellega, et vihm hakkab sadama. Ma loodan, et see jääb järgi, aga ma tahaksin nagu väga-väga minna. Mul on tellitud sushi, millele ma varsti järgi lähen. Ma lähen poodi meelest mingit snäkke kaasa veel ostma. Ja ma tõesti üldse ei mõelnud, et vihm võiks selle kõik ära rikkuda, aga ma väga-väga loodan, et see jääb järgi ja et see üldse ei takista meie minekut. Sest et ma ei ole nõus sellest plaanist loobuma, nagu üldse mitte. Aga ma mõtlesin, et ma võtangi teid endaga poodi kaasa, lähme vaatame, mis me ostame ja vaatame, mida see ilm teeb, et me sõidame Luhasoo matkarajale, see on umbes 30 kilomeetrit Võrust ja ma väga loodan, et seal on ilm natuke parem, kui on siin. Me peame võib-olla lihtsalt ennast sihukeste riietega varustama. Aga ma loodan, et läheb hästi ja vaatame, mis sellest kõigest välja tuleb. Ma olen väga-väga-väga elevil. Päriselt tunnen, et see asi läheb nagu täiesti pekki ära ja ma lihtsalt failin sajaga sellega, sest nagu mida see ilm teeb, nagu lihtsalt augusti viimane päev võiks olla nagu viimane suvepäev, ilus päev ja nagu suvepäev, nagu augustiga lõpeb ära, suvi on ju põhimõtteliselt. Aga see ilm on lihtsalt nagu haige. No ei ole normaalne, mitte kuskilt otsast ei ole, ma ei suuda. Mul tuleb nutt kurku inimesed, nagu ma olen siin katuse all ja nagu klaasi peale ei saja praegult, aga nagu sajab, mõnuga sajab. Ma praegult nagu üldse ei tea, mida teha, sest et ma nagu tahan minna ostma mingeid snäkke ja ma pean poole tunni pärast olema sushi järel. Seda tellimust ma niikuinii ei saa ära tühistada, vaid selle ma pean niikuinii ostma välja ja me peame selle täna ära sööma. Aga ma ei taha seda teha igavalt kodus, ma tahan minna kuskile. See on lihtsalt nii ideaalne plaan valmis mõeldud. Ja mulle nagu tundub, et nagu mitte miski ei ole praegu minuga ja ma lihtsalt ei tea, mida ma teen. Aga ma suure tõenäosusega lähen ikkagi poodi ja ostan mingeid asju. Ma ei oleks midagi eriliselt niikuinii ostnud, sest et ma ei tea. Ma lähen lihtsalt poodi ja ma vaatan, mida ma saan sealt. Nii, ma nüüd siin pagassis panen meie asju sellisesse termokotti ja ma mõtlesin, et ma näitan teile, mis ma siia panen, mis ma juba pannud olen. Nii et põhimõtteliselt
mis ma poest ostsin, olid ühed piknikujuustud, ühed vorstisnäkid, siis 2 moonirulli ja 2 seda Valio Delishi. Me ei pea nagu seda kõike ära sööma, et see on nagu täiesti kui midagi jääb üle, lihtsalt ma võtsin, et oleks mitut varianti, vaata. Siis Erkile võtsin Fanta, kuna ma tean, et ta armastab Fantat. Endale võtsin ühe Coca Zero ja siin kotis, ma näitan, mis siin veel on. Siin on siis Viinamarjad ja Eva Sushilt tellisin ka sushit, njammu. Aga nad tegid väikse pläki sellega. Tellisin nagu, sisestasin sinna tellimusse nagu sushi rullide numbrid, sest et nii on nagu veits lihtsam, kui see peab kirjutada nimetuse. Ja nad vist olid endale midagi valesti ülesse kirjutanud. Ehk siis ma tellisin ühe tempura rulli ka ja seda ma kahjuks ei saanud. Ma sain 2 kurkado rulli, aga nagu selles mõttes ei ole hullu, sest need on nagu kõik head niikuinii. Lihtsalt nagu veits nendepoolne pläkk, aga pole hullu. Ma ei hakka nagu kunagi nagu midagi halvasti ütlema, kui inimesed nagu vabandavad ja see on nagu inimlik eksimus, sest see nagu mis mõtet on mingi oma õigsust ajada taga, et pole hullu. Me saime nagu arveldatud õigesti ja see oli nendepoolne lihtsalt inimlik eksimus ja nagu ma mõistan seda täiesti, et ei ole üldse hullu, sest et need kõik sushid on niikuinii head ja maitsvad ja pole hullu. Lihtsalt ma ei saanud sinna tempurat, mida ma oleks tahtnud, et ma sain 2 tükki 11 rulli. Aga pole hullu, sest et tõesti, eksimine on inimlik. Ilmast rääkides, siis kuulge, mulle tundub, et vihm on suht järgi jäänud. Klaasi peale mulle väga eriti ei tibuta enam midagi ja see on ju ainult positiivne. Tundub, et meie mõte ei jää teoks tegemata ja see on ainult hea. Ma lähen nüüd koju, ma võin mingid asjad, mis ma poest ostsin, võin koju, nagu ma ostsin koju ka veits süüa ja siis ma jään lihtsalt Erkit ootama ja ma tõesti edaspidi ma ei tea, kui palju ma filmin. See sõltub Erkist, see sõltub kõigest. Aga ma üritan meie aega nautida ja ma üritan ka teile midagi aeg-ajalt näidata, nii et ma loodan, et kõik läheb hästi. Nüüd me võime ametlikult öelda, et ma ikka failisin, sest et see ilm on tõesti nagu nii veider ja ma ikkagi ei lähe sinna rabasse. Ja ma ütlesin ikkagi Erkile välja, mis idee oli. Ja Erki tuli koju ja vaatas meie seda mälestuste tahvlit ja ütles kohe, et kas ma siin tõmban risti, et piknik oma lemmiksnäkkidega ja ta juba nagu aimas, nii et miks sa ära rikkusid? Aga ja me ei hakka rabasse minema, sest et väga veider ilm on ja me lihtsalt sõidame kuskile ja mingi hetk sööme oma asju ja ainuke asi, mis veel seni on üllatuseks jäänud, on see, et Erki ei tea, mis meil piknikukorvis on. Pool ei tea. Miks? Mis sa arvad, mis seal on? Suvikõrvits. Paneeritud suvikõrvits, arvab Erki. Ei, mis ta on? Kavatšok, whatever ja igatahes pärast vaatame siis, kui me avame seda piknikukorvi, mis Erki leiab sealt. Vaatame üldse, kus me sõidame praegu. Erkiga sõitma mööda postiteed. Lihtsalt hästi lambist, et äkki on mingid huvitavaid kohti. Ja me oleme mingi Põlgaste mõisa juures, sest et nagu reaalselt seal, kus on mingid vanad mõisad ja maha jäetud kohad, seal on Erki. Ja täna teeme asju nii, nagu Erki tahab. Sest see pidi olema Erki üllatuspäev. Kas on põnev või? Ja chillame siis siin. Erki tahaks sisse minna, aga noh, ei saa, on ju. Ja ma ütlesin, et sa tahaks sisse minna, aga ei saa. Muidu on lahe, siuksed vanad hooned on lahedad. Ja Erki viitsib neis kolada, aga ma teesklen, et mind huvitab see. Mõnus on lihtsalt sambla peal kõndida, mida helli. Erki, mis hoone see on, mis sa arvad? Mis see on? Mingi viljakuivati moodi asi siin, aga... Mees on rääkinud. Tundub, et minu planeeritud üllatus rabamatkast on saanud palju
seiklusrikkam õhtu. Sest me tulime sealt Põlgaste mõisast ära ja nüüd me oleme Puskarus. Ja Tilleoru matkarada algab siit 5 kilomeetrit, aga kuna see tundub, et on üsna siuke esiteks porine pluss nagu heina kasvanud, siis siukse vihmasilmaga ei tasu sinna arvatavasti oma jalg tõsta. Ja me siin lihtsalt natuke tee ääres uitasime ja arvatavasti sõidame kohe kuskile edasi. Ise juba tegelikult ootab, millal saaks sushit sööma hakata. Aga Erki ei tea, et meil on seda. No mis sa leidsid sealt? Oli huvitav või? Ja lõpuks oleme me ikka sama targalt oma piknikukorviga kodus tagasi. Nii et ma lasen Erkil seda unboxida. Vaatame, mida teadused leiab. Aga me ei hakanud kuskil, nagu me sõitsime nii pika maha, onju. Mööda postiteed ja siis sõitsime tagasi, siis mõtlesime, no, et kus me siis peatume, et kus me sööme. Ja siis lõpuks me mingi, kuule, lähme koju. Vaatame kelgukoer ja sööme diivanil oma asju. Sest et nagu mõttetu. Tõesti ilm on nii vastik siuke vihmane ja külm ja rõske. Nii et ma failisin 100 oma üllatusega ja me ei saa piknikule linnukest ette teha seal mälestuste tahvlil. Aga pole hullu. Teine kord. Või mis? Kurb oled või? Ta huiab. Tegelikult ei ole väga kurb ju. Oled või? Siis siukse näoga, nagu ma peksaksin kodus nagu reaalselt. Okei, Erki vaatab nüüd, mis siin on. Kui vajame neid. Sushi ka veel või? Mõtlesin, et sa tegid suvikõrvitsat. Kas see on hea üllatus? Täitsa okei, jah. Ei olegi hea, nagu on okei või? Hea ikkagi. Kus sa Eva sushi või? Me hakkame siis nautima enda kodust pikniku ja vaatame kelgukoeri. Ma panen selle otsast peale. Me hakkasime millalgi vaatama nagu täiesti esimesest hooajast, esimesest osast ja nüüd me oleme mingi tibu mitmes osa meil on 45 või? Yeah. Ja me hakkame siin nautima ja sööma ja siuke kodune piknik meil ongi ja ma tahtsin seda nagu mainida, et ma ei tea, mis täna seal Eva sushil juhtus ja mis neil seal juhtus, aga lisaks sellele, et nad kirjutasid midagi valesti ülesse ja ma ei saanud tempura rulli, siis mul on pandud otsad, mida nad minu meelest väga tavaliselt ei tee. Plus ma ei saanud pulkasid kaasa. Et see on veits pettumuse vääriline, aga noh, pole hullu. Juhtub. Halb esmaspäev oli neil äkki. Kui hea lõhn. Aga me hakkame nüüd sööma. Nii sõime vahepeal enda snäkid ja asjad kõik ära ja nii maitsev sushi oli. Korvas kõik selle, et ei saanud oma tempurat ja pulki polnud kaasas, aga pole hullu. Aga tõesti väga maitsev oli nagu Eva sushi ikka ja alati on ju. Ma enne unustasin rääkida, mis meil juhtus, kui me sõitsime seal postiteel. Me nagu olime juba otsa ringi käinud ja sõitsime tagasi ja siis nagu ma üldse ei näinud ja Erki oli roolis, aga üks koer oli niimoodi tee ääres, et ta mingi täiega mingi piilus sealt, siuke mingi väike nähvits. Täiega piilus sealt. Ja siis mingi täiesti viimasel hetkel ta hüppas lihtsalt teele nagu räigelt, pani jooksu ja õnneks Erki reageeris nii kiiresti, et ta sai nagu vastassuunda tulla, vastassuunda sõita, jumal tänatud, et ühtegi autot vastu ei tulnud. Ja siis see koer nagu pääses nagu meganapilt lihtsalt ja hea, et meie kraavi ei sõitnud, aga nagu tõesti, kui me oleks sellest koerast üle sõitnud, siis ta oleks laipunud ka, aga see oli nii jõudne, aga see oleks täiesti tema enda süü olnud, sest et ta nagu tõesti hüppas kõige viimasel hetkel üldse teele, et nagu räme reageering oli Erkil. Aga siis me tulime linna tagasi ja ma käisin korraks enda sõbranna juures. Ta tõi mulle mingi kotitäis mingeid meigi asju.
sest ta kunagi käis mingil meigikursusel ja siis ta suurest elevusest kogus endale, ostis igast asju kokku ja nüüd mingid asjad ta ei kasuta. Ja siis, kui me nädalavahetusel natukene istusime ja pidutsesime, siis ta mainis neid asju ja siis ta oli mulle väga lahkesti nõus neid andma. Et see mega tore, ma ei olegi siin täpselt väga uudistanud, mis siin on, aga siin kotis on nagu igasuguseid asju, ma nagu eeldasin, et ta toob mulle mingi ühe või paar asja, aga ta tõi kohe palju hulgi. Näiteks siin on mingid lauvärvid, väga mõnsad nagu lauvärvid, ma tahan täiega katsetada. Ma ei ole üldse nagu ostnud endale, aga ma tahaks täiega katsetada erinevaid. Ja siin on ka veel siuke palett. Ja üks palett on veel siukeste värvidega, julgemad värvid, aga täitsa lahe teine. Ja pluss igasugused asju on siin, nagu tõesti igasugused. Ei, see ei ole, see on mul enda pandud siia. Ma võtsin autost oma sellest juuksurikotist selle habemajamisvahu ja habemenoa. Ma tahtsin Erkil habemenoaga habet piirata. Siis ma toetasin siia kotti. Aga ühesõnaga, siin on nagu igast asju, nii et ma saan nagu neid veidi katsetada millalgi, nii et thanks! Ma ilmselt tänaseks tõmban selle vlogi otsad kokku ja kuna homme on 1. september, siis võtaks teid ka homme tegevustele kaasa. Tänaseks on kõik ja nägite, kuidas ma failisin tehes Erkile üllatust, mis ei tulnud üldse niimoodi välja. Aga ta ei olnud nagu pahane, sest et asi oli ilmas ja ilmasüü oli ja saime ikkagi kodus nautida sushit ja see oli ikkagi üllatus, mida ta ei teadnud, et ei olnud lihtsalt saiakesed kotis. Nii et selles mõttes oli väga tore õhtu. Nii et see you homseni. Teate, ausalt öeldes tahaks teile öelda tere hommikust, aga mu hommikusest klipist, kus ma smuutit tegin, on nüüdseks möödas kõva mitu tundi, sest kell on 2 läbi päeval ja ma vahepeal ei filminud, sest et mul oli siin veits arvutiga tegemisi, pluss meil käis, ma ei saaks öelda torumees, aga korteri omaniku vend, kes vahetas meil kraani ära vannitoas. Ja siis mul läks kuidagi aeg ja ma ise tegutsesin siin, koristasin hamstripuuri ja kõike värk-särki ja siis läks selle kõigega tohutult aega. Ja nüüd ma leidsin aja, et käia pesus ära ja ma teen endale siin veits mingit lõunasööki. Aga täna on 1. september ja kui sa läksid täna kooli või keegi sinu pereliikmetest läks või on sul üldse mõni muu uus algus, siis edu sulle kõige sellega ja ma loodan, et sul tuleb ilus õppeaasta. Ma ise täiega nagu igatsen vist seda aega, nagu kui ma praegu mõtlen selle peale. Kooli ajal tundus see täpselt siuke, et täiskasvanu elu, kui lahe ja koolis ei pea käima ja õppima ei pea, aga nagu vist kordagi ei mõelnud selle peale, mis nagu täiskasvanu elus tegelikult nagu rasket on. Nagu ma still otsin tööd, vaatake, not easy'na, aga jah, täna on 1. september ja meil on perega juba, ma ei tea, palju aastaid traditsiooniks see, et me 1. septembril läheme kuskile sööma ja kuna meie peres on veel 2 koolijutsi, siis me kohe kindlasti lähme sööma, sest see on lihtsalt traditsioon ja seda ei saa nagu jätta. Nii et lähevad ka need kaasa, kes ei lähe kooli sellel aastal. Nii et meil on õhtul siuke perega sööming. Aga praegu ma kokkan siin veits edasi ja varsti tegelen oma juustega ja üldse kõige sellega, nii et näeme siis, kui midagi siin päevas on muutunud. Nii, vahepeal olen mina saanud endale uue looki. Silmaväikse siuke lihtne, lihtsalt tegi mingi pruunides, kollakates toonides. Ja kes mäletab, siis ma selles pulma videos, kui me pulmas käisime, ma rääkisin, et ma ei värvi endale alumisi ripsmeid mitte kunagi, sest see on alati nii veider mu jaoks või mulle tundub, et see üldse ei sobi mulle. Siis nüüd ma mingi hetk proovisin ja nagu, ma ei tea, mulle meeldib, nii et ma ei tea, mis sellega viga oli või mis mul omal ajal selle asja juures häiris, aga nüüd on fine. Ja õues on täiesti sügisilm ka, 0 päikest, siuke plassilm
ja ma vahepeal tuletasin endale meelde habemenoaga lõikamist ja praktiseerisin Erki habeme peal veits. Tegin talle lihtsalt sirgemaks kõik jooned ja see värgid. Ma näitan teile kohe. Näita habet. Sirged jooned on ju. Taha tagasi. Siuke nunnu pall. Midagi nagu väga uhket ei ole, aga ma sain vähemalt kätt jälle harjutada. Sest et kooli ajal mulle see habemenoaga habeme ajamine, piiramine, siuke asi tegelikult meeldis. Ja nüüd ma mõtlesin, et kuna mul oli habemenuga olemas ja kõik asjad, siis ma mõtlesin, et ma veits praktiseerin ja siis Erki lahkelt lubas. Et see on hea tegelikult. Aga meie nüüd kella 7 lähme õllekasse, meil on laud broneeritud seal kogu perega. Nii et me saame seal kell 7 kokku ja veits tähistame seda 1. septembrit. Varsime nüüd. Erki, mul oleks küsimus. Kas sa tahaksid kooli minna? Kas sa igatsed, et 1. septembril on aktus? Ei vä? Keegigi meist ei igatse. Nagu, ma ei tahaks nagu õppida igapäevaselt, aga nagu veits nagu oli koolis lihtne ka ikka. Leboelu oli kuidagi. Aga noh, lähme süüme. Härra, mida ootate? Ootan viiga, tulid ketšupiga ja viinaliga ootame. Jamma. Mida teie ootate? Sõpra. Mis sa teed siin? Mis sa teed? Oodake, ma ootan sõpra. Hea. Mina tellisin kitsejuustusalati ja jääjoogid. Ma ka ei tellinud ju. Ootame süüa. Erki burger saabus. Njammu. See on rets. Ja Jukul on kataanikatega. Mina joon vett. Ja see on minu kitsejuustusalat. Teisalt korda võtsin, aga ma kunagi iti juurest maitsesin. See oli räme hea. Nii et ma olen täna veits tervislikum võib-olla. Kuidas sulle toit maitses? Normaalselt ja hästi küll. Normaalselt ja hästi küll või? Aga palju toit maksis? 20 ei ole, mingi 100 ka. 100 ka või? 100 Päris jah. kallis. Sa käisid ikka peenes restoranis või? Peenes ja õlles ju pidu oli seal. Mingi kümpsi panna niimoodi. Pintu vannad seal. Okei. See koju kõndimine on ikka naljakas, noh. Otto ja õde tulid meiega sama teed pidi koju ja pulli saab, on ju? Pulli saab samamoodi nagu mingi vana inimene. Loogiline tõesti. Teeme ruska ka või? Oli tore? Head aega! Näeme! Tšau. Tšau, vana inimene! Tšau, naine. Tšau! Ma ei saanud enne mu filmides, täna oli täiesti pime, valgused ei põlenud, aga rääkisin Ottoga lasteaiast ja siis ta rääkis, et ta saab seal palka mingi 500 ja maksud lähevad maha, 20 senti läheb maha. Ja see ikka head pullina. Et kodutee on olnud küllaltki lõbus. Erki, kuidas sulle toit maitses? Norm. Norm või? Hea, ei saa öelda. Ei või? Mis sul ei maitsenud siis? Kõik maitses. Šokk. Mul salat oli ka ikka päris hea, aga ma mäletan, et kui ma iti juures seda ükskord maitsesin, siis ta oli nagu veel parem. Aga muidu oli nagu hea ja ei saa kurta. Vähemalt ma ei tunne, et ma oleks mingi hiiglaslik õhupall, kes lihtsalt veereb koju. Et selles osas on hea kerge olla. Aga me lähme nüüd koju ja suht viskume varsti magama, nii et teiega näeme juba homme. Tšau! Tere päevast! Autovloge jätkub siinkohal. Kell saab kohe 1:30 päeval ja ma tahtsin teile rääkida, et mul täna hommikul juhtus selline põnev asi, et mulle helistati ja ma sain sellise ajutise tööampsu või mulle pakuti tööd nädalaks ajaks ja ma otsustasin selle vastu võtta, sest et kogemused, tutvused, kõik see, et nagu see tuleb täiesti kasuks selle nädala ajaga, ma arvan.
ja pluss see, et ma ei pea kodus passima. Ma otsustasin selle siis vastu võtta ja ma nüüd tulingi siia tutvuma natukene sellega. Ja siis ma saan juba homsest alustada, aga tegemist on ühe lasteaiaga Võrus, nii et see on nagu siuke töö ka, mis nagu mulle täiega meeldib. Nii et see on ainult positiivne, ma arvan. Seega ma arvan, et ma käin siin ära ja siis ma saan teile täpsemalt rääkida, kuidas mulle meeldis ja nii ja naa. Autocam siinkohal jätkab. Ma käisin nüüd ära seal lasteaias ja nagu te mu näost võite näha, siis ma päriselt olen elevil, kõik tundus tore ja ma tundsin ennast seal hästi. Ei tundnud nagu selline, et lihtsalt neil on mingit inimest vaja, et please tule vaata, vaid nad nagu tõesti nagu olid hästi abivalmid ja sõbralikud kõige suhtes ja ma tunnen, et kui ma sinna lähen, siis ma nagu julgen ka asju küsida, et ma ei tunne ennast nagu kuidagi alaväärsena või midagi, et see on nagu hästi positiivne, aga üldjoontes on kõik ikkagi sama nagu mul Tartus oli, et see lasteaia õpetaja abiamet on niikuinii suhteliselt igal pool üsna sarnane, et nipet-näpet mingid asjad, aga see kõik tuleb nagu jooksvalt, et päeva-kahe pärast on juba nagu kõik väga okei. Nii et ma loodan, et see projekt läheb hästi ja igatahes hetkel ma küll tunnen, et väga hea, ma saan nagu kodust välja, ma saan mingit vaheldust, tutvused, värgid-särgid, et see on ainult kasulik ja hea. Aga mina lähen nüüd poodi, sest et Erki tellis õhtuks makarone hakklihaga ja ma lähen ostan hakkliha ja ma ei tea, tulete kaasa poodi või? Viitsite või? Davai! Ups, ma käisin poes täitsa üksinda ära. Vabandage väga. Vaadake, tuli üks kodutu siia, tahab midagi. Mis see on sul? Arvuti või? Ei teegi tööd. Võtta tagaistmelt poekott ja ega siin niisama tuppa ei lasta. Nagu te nägite, oli mu venna korraks siin, ta tõi mulle emme arvutihoiule, mille ta postiautomaadis kätte sai, et emme tuleb selle arvatavasti õhtul järgi. Ja ma nüüd ennem, kui ma üldse ära läksin kodust, siis ma monteerisin seda vlogi ja see oli juba siis mingi 20 midagi minutit pikk, nii et ma siinkohal lõpetan tänaseks selle video ära. Ma loodan, et teile meeldis see vlogike, sest et nagu nii palju, kui ma tagasisidest aru olen saanud, siis teile kõige rohkem meeldivadki sellised igapäevased vlogid, et neil on põnev vaadata. Nii et selle üle on mul ainult hea meel, võite mulle jätkuvalt tagasidet anda, kui asi liiga igavaks läheb või pigem just kui on põnev, siis ma tean, et ma teen õiget asja. Aga igal juhul aitäh sulle, et sa seda videot vaatasid ja sina näed mind juba järgmises videos. Tšauki!